Head saalisviibijad ja konverentsi jälgijad teisel pool ekraani. Tere, mina olen Viktoria. Ja mina olen Karin. Meil on rõõm võõrustada teid MTÜ Lastekaitse Liidu ja MTÜ Oma Pere poolt korraldatud asendushoolduse teemalisel konverentsil nimega Kuidas elada Eestimaa laps. Meie oleme ka kunagi olnud just need samad asendushooldusel kasvavad noored, kes on silmitsi seisnud just nende samade murede ja rõõmudega, millest me täna siis siin konverentsil ka kindlasti räägime. Siinkohal soovime tänada teid kõiki, kes hoolivad asenduskodus kasvavate laste tulevikust ja on meiega täna siin. Meil on ääretult hea meel tänasest konverentsist osa saada. Asenduskodu hoolduse teema on meile hingelähedane ja soovime, et kõik võtaksid tänasest päevast kaasa endaga killuke inspiratsiooni. Aga ilma pikema sissejuhatuseta konverentsi piduliku avamise anname siis üle sõna MTÜ Lastekaitse Liidu pikaaegsele presidendile ja Lastekaitse Liidu hingele Ene Tombergile. Oi. Tere päevast! Kõik kuulajad saalis, nii vähe meid kui siin on ja ilmselt ekraani taga märgatavalt rohkem. 20. novembril tähistame koos kogu maailmaga 30 aasta möödumist Eesti ühinemisest ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. See konventsioon on maailma kõige enim ratifitseeritud inimõiguste alane dokument, mis on ette nähtud spetsiaalselt lapse õiguste kaitsmiseks. Ta küll ei anna lastele rohkem õigusi kui teistele inimestele, kuid selles konventsioonis tunnistatakse, et lapsed võivad vajada oma üldiste inimõiguste täitmiseks täiendavat tagatist. Konventsioon on kõikide sarnaste lepingute seas märkimisväärne, kuna tema 54. artiklis hõlmatakse kogu õiguste spektrit alates kodaniku- ja poliitilistest õigustest kuni sotsiaalsete, kultuurialaste ja majanduslike õigusteni. Need siis moodustavad raamistiku, mille alusel kaitstakse alla 18-aastaste inimeste inimõigusi. Konventsiooni aluseks on 3 õiguste kategooriat: osalus, kaitse ja hoolitsus. Sellise rahvusvahelise dokumendi vastuvõtmine tähendas varasemast erinevat käsitlust lastesse, sest lapsi hakati nüüd nägema indiviididena, kelle õigused ja kohustused vastavad nende arenevatele võimetele ja neid tuleb üha rohkem kaasata. Nagu juba öeldud, oleme me 10 aastat korraldanud aastakonverentsi Kuidas elada Eestimaa laps väga erinevatel teemadel. Seekordne konverents keskendub asendushoolduse küsimustele, põhinedes siis sellel aastal läbi viidud asendushooldusel kasvavate laste osalusuuringu tulemustele. Iga laps loomulikult peaks kasvama kodus, oma pere keskel, kus tal on soojus, turvalisus, üksteise mõistmine ja nii edasi. Kahjuks ei saa kõik lapsed kasvada koos oma vanematega. Põhjused võivad siin olla väga erinevad. Need võivad olla tervislikud põhjused, alates siis vanemate haigestumisest või sõltuvusest või tegemist on erinevate eluraskustega. Mõtlepanev on see, et täna on Eestis 800 last, kes kasvavad institutsionaalsel asendushooldusel pere- ja asenduskodudes. Ja kui mõelda selle peale, et igal aastal eraldatakse perest 250 last, siis peame mõtlema sellele, et ka täna, kui Lastekaitse Liit tähistab oma konverentsiga pidupäeva, eraldatakse 1 laps Eestis oma perest. Osa neist lastest saabub tagasi oma sünniperesse, ainult mõnel lapsel ei ole see kahjuks võimalik. Lapsed, kes ei saa kasvada oma sünnikodus, vajavad siis pikemat või ajutist hooldust väljaspool oma perekonda, milleks on siis 2 võimalust: perepõhine asendushooldus või institutsionaalne ehk kasutusepõhine asendushooldus.
täna me juhime tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklitele 3 ja 12, mis sätestavad, et igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või sotsiaalhoolekandeasutuste või kohtute või teiste seadusandlike organite poolt tuleb esikohale seada lapse huvid ja see on hästi-hästi oluline artikkel. Just perest eraldatud ja asendushooldusel elavate laste puhul on vajadus pöörata tähelepanu lapse õiguste ja huvide kaitsele. Täna me keskendume küsimustele, millest asendushooldusel elavad lapsed on uuringu käigus rääkinud. Ja toon ainult mõned näited, miks on vaja rääkida lapsega tema päritolust, kuivõrd oluline on lapsega suhelda ja kaasata teda kõikidesse vastuvõetavatesse otsustesse, mis puudutavad last, kuidas rääkida rasketest teemadest. Ja kuna me täna tähistame ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ühinemist, siis selleks lisaks kuulutasime riigis välja ka 4–18-aastastele lastele ja noortele loovkonkurssi Minu unistuse pere, juhtides tähelepanu konventsiooni artiklile 5, mis sätestab, et igal lapsel on õigus kasvada perekonnas, kus tal on hea ja turvaline olla. Niisiis, alustame ja ilusat töökat päeva. Aitäh! Suur aitäh Enele. Nagu siin välja tuli, siis ja üldse, et see konverents on lapse asenduskodude hooldusel viibivate laste kaasamisest, siis jah, väga aitäh nende sõnade eest ja on tore, et keegi on nii-öelda meie eest väljas. Nii. Aga nüüd tervitussõnad saadab meile video teel edasi sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Head sõbrad, head konverentsil osalejad, hea Lastekaitse Liit, suurepärane partner Sotsiaalministeeriumile läbi pikkade aastate, tegelikult läbi aastakümnete. Sellel aastal me tähistame 30 aastat sellest hetkest, kui Eesti ühines ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Päris pikk aeg ja see on aeg, mille jooksul me ühiselt siin Eestis, aga ka Lastekaitse Liidu vedamisel oleme seisnud selle eest, et lapse parimad huvid oleksid arvesse võetud alati, kui otsustatakse lapsi puudutavaid küsimusi. Olgu see ühe lapse elu või olgu see laste elu üheskoos. See on samamoodi aeg, mille jooksul me oleme õppinud aru saama ühiskonnana, mis on lapse osalemine, lapse kaasamine ja kuidas meie täiskasvanutena seda teha saame. Hea meel on ka selle üle, et esmakordselt on asendushooldusel kasvavate laste osalusuuring läbi viidud. Ta on väga oluline, et me kaasaksime, mõtleksime, kuidas teha veel paremini nende laste ja noorte heaks, kelle elukogemus ja elusaatus on olnud keerulisemad kui mõnel teisel lapsel. Asendushooldusel kasvavad lapsed on riigi oluliselt suurema tähelepanu all kui lapsed üldiselt ja seda väga lihtsal põhjusel, sest riik on teinud läbi oma õigussüsteemi selle valiku, et lapsed oma päritolu perekonnast eraldanud, aga võtnud sellega ka oluliselt suurema vastutuse ja kohustuse nende laste heaolu eest seista. Mitte kunagi ei ole liiga palju püütud, tehtud või pingutatud, alati saab paremini, kui me räägime asendushooldusel kasvavate laste elukorraldusest, nende igapäevaelust, nende rõõmudest, nende muredest ja nende ärakuulamisest ja siis ka meie teenuste järjest paremaks kujundamisel. Mis on minu meelest saavutus omaette, see on perepõhise asendushoolduse osakaal.
me oleme pikka aega rääkinud sellest, kui tähtis on lapsele peresarnaste tingimuste loomine ja mis veel parem, peres kasvamise võimaluse loomine. Tänaseks me oleme jõudnud sinna, kus 65% asendushoolduse lastest elavad perepõhisel asendushooldusel ja koguni 73%, kui me näiteks võtame siia juurde ka 2020. aasta lapsendatud laste arvu. See tähendab seda, et suurele enamusele oma perest eraldatud lastele me suudame täna pakkuda perekonda. Aga need perekonnad vajavad samamoodi tuge ja abi kohalikult omavalitsuselt ja riigilt. Samamoodi, kui me räägime asenduskodudes elavatest lastest, siis 2/3 ulatuses on tegemist selliste asenduskodudega, kus töö on korraldatud perevanema toel, mis tähendab seda, et see meie ammune unistus, et lastel ei oleks vahetustega töötajad, et kiindumussuhteid ei tekiks mitmete erinevate inimestega, et need suhted ei katkeks. Et seda me oleme suutnud tagada tänaseks juba päris hästi. Aga mitte kunagi ei ole tehtud piisavalt palju ja seetõttu on meil ühiselt veel pikk tee käia. Me oleme asendushoolduse korraldust muutmas ja valmistame ministeeriumis ette väljatöötamiskavatsust järgmiseks kevadeks. Meil on mõtted, mismoodi asendushoolduses teha ümberkorraldusi erivajadustega lastele ja meil on mõtteid, kuidas järjest paremini ka toetada neid peresid, kes on oma südamesse ja oma koju võtnud kasvama lapse, kes ei ole sündinud nendelt vanematelt. Koostöö, ma arvan, on kõige võti ja koostöö mitte ainult riigil, Sotsiaalministeeriumil, Lastekaitse Liiduga, vaid koostöö eeskätt nende samade laste ja noortega, kelle heaks ja kelle jaoks me seda kõike teeme. Mina soovin teile mõnusaid arutelusid tänaseks ja jätkuvat hoolt, tähelepanu ja suurt südant nende laste jaoks, kellel ei ole kahjuks võimalust oma päritolu peres üles kasvada. Ilusat päeva teile! Nii, aitäh Signe Riisalole. Ma pean siinkohal nõustuma sellega, millega ta rääkis, et meeletult tore on näha tegelikult, et asjad on ainult paremuse poole muutunud, sest et meie kogemus on olnud juba nagu aastate tagune. See on olnud teistmoodi, kui on praegu, nii et selle üle mul on küll hea meel, et on välja toodud, et tegelikult on asjad paremaks läinud ja see on ainult rõõm. Aga järgmised tervitussõnad tulevad siis ühtlasi ka meie tänase konverentsi võõrustajalt. Et palume siis lavale õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguse osakonna juhataja Andres Aru. Tere hommikust ja hea meel on tervitada teid siin õiguskantsleri kantseleis. Ja tervitused ka teile, kes te vaatate meid veebist. See ÜRO lapseõiguste konventsioon, millega ühinemise 30. aastapäeva me siin tähistame, seal on kirjas üks selline lause, et lapse isiksuse harmooniliseks ja täielikuks arenguks peab laps saama kasvada perekonna keskel, õnne, armastuse ja üksteise mõistmise õhkkonnas. No paraku tegelik elu erineb liiga sageli sellest konventsioonis kirjeldatud ideaalist. Kõigil lastel ei ole võimalik kasvada oma perekonnas ja armastuse ja üksteise mõistmise õhkkonnas. Ja just nendest lastest me täna siin räägimegi. Lastele, kes ei saa mingil põhjusel oma päritolu peres kasvada, püüavad hoolt ja armastust pakkuda eestkostjad, eestkoste ja hoolduspered, lapsendajad, asendus- ja perekodud. Et suur tänu ja lugupidamine teile kõigile. Te teate minust paremini, milliseid takistusi teil tuleb koos lastega ületada selleks, et saavutada see üksteise mõistmine ja hea kontakt. Ja ma arvan, et see võtmesõna siinkohal ongi just üheskoos lastega. Sest et ainult last kuulates, tema tunnete ja mõtetega arvestades
saame me traumaatilised minevikukogemused selja taha jätta ja luua siis lapsele sellise arengukeskkonna, mida ta vajab. Ja selleks kohustab meid ka ÜRO lapseõiguste konventsioon, mida nii Ene kui Signe siin mainisid. ÜRO lapseõiguste konventsiooni artikkel 12 ütleb, et lapse elu puudutavate otsuste tegemisel tuleb laps ära kuulata ja tema arvamusega ka arvestada. Ja mul on väga hea meel, et tänasel konverentsil mitmed ettekandjad just nendel teemadel räägivadki. Lapse kuulamisest, tema arvamusega arvestamisest ja et Lastekaitse Liit on läbi viinud sellise uuringu, kus on küsitud noorte enda kogemust selle kohta, kuidas nemad oma elu asendushooldusel näevad. Et ma soovin teile inspireerivat ja huvitavat päeva ja teile, kes te olete siin kohapeal, soovitan ma kohvipausi ajal kindlasti tutvuda Paul Kormašovi maalinäitusega, mis alles hiljuti siin meie saalides avati. Nii et ilusat päeva ja kõike head!